Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja täna tuleb juttu autoriõigusest, avatud sisu litsentsidest ja meedia otsimisest. Kui me räägime autoriõigusest, siis me tegelikult peame rääkima seadustest ja juba Eesti Vabariigi põhiseaduses on kirjas, et autoril on võõrandamatu õigus oma loomingule ja riik kaitseb autoriõigusi. Aga et minna siis täpsemaks, on olemas Eestis ka autoriõiguse seadus ja selle seaduse eesmärk ongi siis tagada kultuurisaavutuste kaitse, tagada ka areng kaubandusele ja tootmisharudele ja luua siis autoritele, teose esitajatele ja nii edasi soodsad tingimused loomiseks ja kasutamiseks. Ja autoriõigus siis reguleeribki kõiki neid küsimusi. Mida autoriõigus kaitseb? Seadus kaitseb kirjandust, kunsti või teadusteost, siis tegelikult ei ole oluline, kas see teos on poolik või valmis, et kui te näiteks hakkate joonistama ja tõmbate seal ühe kriipsu, siis juba rakendub autoriõigus sellele ja ka kvaliteet ei ole oluline, ei saa öelda, et see on liiga kole pilt. Et nii kui te olete midagi loonud, tekib ka autoriõigus. Ja teose autoreid võib olla ka rohkem kui üks, et näiteks laulude puhul on väga sage see, et autoreid on mitu. Ja väga oluline on see, et teos peab olema väljendatud siis objektiivses vormis. Nii nagu on need raamat, et ta on kirjutatud, et pilt ta on maalitud, et laul, et ta on kusagil kas esitatud või salvestatud, et me ei saa kaitsta midagi, mida me tegelikult ei näe. Ja autoriõigus ei kaitse siis ideid, et näiteks kui teie sõbraga arutate ja räägite talle, et vot, et te plaanite näiteks nüüd kirjutada sellise jutu või sellise luuletuse, aga te ise seda ei tee ja tema teeb, siis mitte keegi ei suuda pärast öelda, et see oli teie idee. Nii et ideesid kaitsta ei saa, mõisteid, avastusi. Samuti on probleem rahvaloomingu teostega, et tegelikult ju rahvalaulude autoreid on võimatu välja selgitada. Siis autoriõigus ei kaitse uudiseid, fakte, seaduseid ja riigi ning organisatsioonide sümboolikat, nii et näiteks Gustav Adolfi gümnaasiumi sümboolikat võite te vabalt kasutada ja seal ei pea mitte kellelegi viitama. Ja samuti, kui varalised õigused on lõppenud. Et mis need varalised õigused on, sellest kohe natuke lähemalt. Et tegelikult on autoriõigusega nüüd selline asi, et tal on ka olemas oma ajaline piir. Ja mitte autorsusest me ei räägi, et kui Mona Lisa, Leonardo da Vinci maalis Mona Lisa, siis ta jääb ikkagi igavesti selle autoriks. Nii et autorsus kehtib igavesti. Need on siis autoriõiguse nõndanimetatud need isiklikud õigused. Aga varalised õigused, mis siis autoriõiguses on kehtestatud, kehtivad siis autori eluea ja pluss 70 aastat pärast surma. Nii et kui autor sureb, siis tema järeltulijatel on veel võimalik tema loomingu pealt teenida. Ja need autoriõigus jagataksegi siis isiklikud õigused, kus on siis see autorsus, nimi, õigus avalikustada, õigus oma teost tagasi võtta ja nii edasi. Ja varalised õigused, see on see, mis toob nagu autorile leiva lauale, et seda teost tohib paljundada, et ma tohin teda levitada, teistesse keeltesse tõlkida ja nii edasi. Aga tegelikult on siis autoriõigus tegeleb ka esitajatega, et kujutame ette nüüd, et ma ei kirjutanud ise seda laulu, vaid ma laulan kellegi teise laulu, teen sellest salvestuse, siis see on nagu teose esitaja. Ja teose esitajale kehtib siis autoriõigus 50 aastat. Nüüd, kui teie tahate mingisugust teost kasutada isiklikul eesmärgil, siis kas see on lubatud? Et kas on lubatud sellest siis teha mingeid koopiaid endale või näiteks tõlgin mingisuguse väikse materjali kusagilt ära, et seda on tegelikult lubatud teha, et autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta on lubatud õiguspäraselt avaldatud teost füüsilisel isikul siis paljundada, tõlkida isiklikuks eesmärgiks. Ja tingimus on, et see ei taotle ärilisi eesmärke. On ainult paar erandit. Üks asi, kui mulle ikka naabri maja väga meeldib, ei tohi ma sellest endale koopiat teha,
et seda ei tohi teha, siis piiratud tiraažiga kujutava kunstiteos, et see on graafikast me räägime, et kui mul oleks näiteks olemas siis Viiralti graafiline plaat, ma ei tohi sellest hakata uusi reprosid tegema ja müüma. Samuti kui mu sõber või ostan endale arvutiprogrammi, et siis ma panen ta ka, teen temast koopiaid ja panen erinevatesse kohtadesse, see pole lubatud. Ja muide, üks erand on ka noodid. Nii et tegelikult ka nootide puhul on siis selline reegel, et noote ka isiklikuks tarbeks paljundada ei tohi. Et ma peaksin ikkagi ostma poest selle noodivihiku. Nüüd aga me jõuame õppetöö juurde või siis seda tegelikult laiemalt nimetatakse õppe- või teaduslikel eesmärkidel. Et selleks, et üldse õppe- ja teadustöö võiks toimida, selleks on ikkagi õigus ju teoseid kasutada. Et näiteks me teame ju, et me tohime rahulikult refereerida ja tsiteerida asju, aga samuti ma võin ka kasutada oma materjalide loomisel mingisuguseid osasid. Aga seal on öeldud nüüd selline asi, et ma võin seda kasutada motiveeritud mahus. See tähendab, et ma ei saa võtta tervikteost ja teha seda enda omaks, vaid ma võtan sealt ikkagi mingi osa. See ei tohiks taotleda ärilisi eesmärke, ma ei saa hakata müüma pärast oma õppematerjali. Ja kui ma kasutan kellegi teise materjali. Ja kui ma siis seda teen, ma peaksin alati nimetama, kes on selle teose autor, mis on selle teose pealkiri ja mis on avaldamise allikas. Ma panin siia nüüd ühe pildi, mille puhul on siis niimoodi, et tegelikult on 2 viitamise viisi mul siin all. Et üks on siis see, kus ma olen kirjutanud pealkirja, õigemini autori, pealkirja ja siis pannud lingi, selle avaldamise allika. Ja teise pildi alla ma olen pannud ainult lingi. Tegelikult, kuna see link viib otse kõige selle autori ja pealkirja juurde, siis me oleme oma koolis kokku leppinud, et meil piisab tegelikult ka viitamisel lingist. Aga kõige korrektsem oleks ikkagi panna siis paika ka autori nimi. Ja muide, autor võib ise öelda, mis ta tahab, et ta nimi on. Et kui tema tahab näiteks, et tema nimi on Muki, siis tema nimi nii ongi. Nii et seda otsustab autor ise. Nüüd tegelikult aga päris paljud autorid on öelnud, et nemad ei olegi oma teostega nii karmid, et ma tegin ilusa pildi ja mul ei ole midagi selle vastu, kui keegi seda niisama kasutab. Ja ongi siis loodud terve hulk avatud sisulitsentse, kus autor ise ütleb, mida tema teosega teha tohib, kuidas seda levitada tohib, kuidas kopeerida, kuidas esitada ja nii edasi. Neid avatud sisulitsentse on väga palju ja kui te kas või lähete Vikipeediasse lugema, siis seal on päris palju. Aga kõige võib-olla rohkem kasutatavad on Creative Commonsi litsentsid. Ja see tähendab siis seda, et on loodud nagu selline tingimuste hulk ja siis neid tingimusi omavahel kombineerides saadakse litsentsid. Ja mis need tingimused siis on? Et esimene on siis, siin on näha ka ilusti siis see sümbol, eks ole, et inglisekeelne attribution, siis sulgudes on selle lühend, by, ja see tähendab siis viita autorile. See tähendab, et alati ütle, kes on selle asja autor. Siis see järgmine sümbol tähendab siis, et jaga seda teost samadel tingimustel ja see tähendab, et kui mina võtsin selle teose sellise litsentsiga, siis ma peaks ka oma teosele pärast samasuguse litsentsi panema. Siis see dollarimärk ütleb seda, et ma ei tohiks seda kasutada mitteärilistel eesmärkidel, see tähendab, ma ei tohi seda müüma hakata pärast seda oma teost ja see viimane on nüüd päris range litsents, see tähendab, et ma ei tohi teha mitte mingeid muudatusi, et näiteks kui mul on pilt, ma tahaks sealt mingi koera ära võtta, siis seda ma teha ei tohi või muusikapalas näiteks miksida midagi segi. Ja vot siis autor valib need, mida ta siis tahab teha ja ma panin teile näiteks siin 3 litsentsi. Et näiteks esimene ongi siis selline litsents, kus siis ma pean ütlema, kes on selle asja autor ja oma teost siis jagama samadel tingimustel. Ja teine litsents ütleb veel seda, et ma ei tohiks siis ärilistel eesmärkidel pärast seda teost kasutada. Ja viimane ütleb, et ma olen selle autor, aga ära palun muuda, et ära riku mu teost ära. Ja neid litsentse on tegelikult veel. Ja siis on üks võimalus veel, et tegelikult on väga palju ka avalikus omandis, inglise keeles on see sõna public domain, kasutuses olevaid asju. Ja need on siis teosed, mis on siis oma intellektuaalomandi õiguse kaitseta ja mis seal võivad olla. Üks on see, et see kaitse on juba lõppenud, see 70 aastat peale surma, mis ma rääkisin. Aga teine on see, et võib-olla siis see kaitse on kaotatud, autor on ise sellest loobunud ja sellisel juhul te võite tihti näha sellist märki nagu copyrighti märk ja kriips on peal.
ja neid töid tohib tegelikult täiesti rahulikult kasutada, muuta ja ma ei pea isegi viitama autorile. No muidugi viisakad inimesed viitavad, aga kohustust ei ole, et tegelikult, et seal on autor juba öelnud, tee mis tahad, ära isegi ütle, et see on minu oma. Nii et selliseid teoseid on ka päris palju. Ja kuidas siis üldse pilte ja muusikat otsida, et kui mul on siis teen oma õppematerjali, kust ma seda siis leian? Üks on tegelikult, kui te lähete Google'i pildiotsingusse, see on ju esimene asi, kuhu te jõuate. Ja kui te siis trükite sisse oma märksõna, soovitan muidugi rohkem inglise keelt kasutada, siis tuleb rohkem märksõnu välja. Ja kui ma võtan siit kõrvalt tööriistad, just seal pildiotsingus, siis siin on olemas tegelikult ka see litsentsi asi, et ma saan määrata, et kas ma otsin mingisuguse konkreetse litsentsi järgi ja ma vaatan, mis sealt siis välja tuleb. Et see on nagu selline, ütleme, kõige lihtsam variant, kui mul on vaja mingi pildiotsing teha. Aga samuti on ka terve hulk igasuguseid erinevaid keskkondi. No näiteks minu lemmik on Pixabay. Et kui ma tahan midagi siit leida, näiteks ütleme, tahan mingisugust metsapilti, panen märksõna sisse, nii siin üleval on reklaam, aga alla algavad need pildid ja kui ma nüüd võtan mingi pildi lahti, siis ma siin kõrval kohe näen seda litsentsi ja siin on öeldud, et see on Pixabay litsents, et ma võin seda ka äriliselt kasutada ja ma isegi ei pea ütlema, et see on siis selle Valifotose, nii ta ennast tahab kutsuda, et tema on selle autor. Nii et tegelikult on siis kõik täiesti, ma võin sellega ükskõik mida teha ja siin Pixabays on tohutul hulgal pilte, aga selliseid pildipanku on veelgi. Ja teine, mida ma tahan teile näidata, siis kõik pildid, mis on Wikipedias. Ma nüüd läksin Wikimedia Commonsisse, kus on siis mis koondab kõiki neid pilte, siis tegelikult kõik Wikipedia pildid ja sisu on ka erinevate litsentsidega. Seal on muidugi asi keerulisem, seal tuleb alati vaadata, et siin ma näiteks näen, et selle pildi puhul ma pean ütlema, kes on selle autor ja jagama pärast oma teost samadel tingimustel. Nii et iga tavaliselt siis selle materjali juures on öeldud seda. Ja nüüd, mis puudutab muusikat, siis muusika puhul on ka väga-väga palju erinevaid kohti, kust neid otsida. Võite lihtsalt panna Google'i otsingusse free music ja nii edasi, aga ma panin siia mõned sellised keskkonnad, et kust on võimalik, et ma saan siit otsida litsentsi järgi või siis mingisuguste märksõnade järgi ja nii edasi, nii et hästi palju erinevalt kuulan ja kui ma nüüd siis ühe pala siit lahti teen, siis jällegi alati kusagil peaks olema litsents. Kui te litsentsi märki ei näe, näiteks lähete SoundCloudi või kuhugi ka muide, sealt on võimalik otsida Creative Commonsi muusikat, samuti YouTube'ist. Kui märki ei ole, siis me eeldame seda, et kehtivad kõik autoriõigused ja sellisel juhul ma seda niisama lihtsalt kasutada ei tohi. Ja mis on siis meie selle õppematerjali puhul on see probleem, et miks ma ju ütlesin teile, et teaduslikel ja hariduslikel eesmärkidel tohib kasutada. Aga probleem on selles, et me tahame seda õppematerjali pärast avalikult üles panna. Ja siis me peame olema kõikides materjalides, mida me siis teistelt võtame ja kasutame, väga korrektsed, sest muidu peaksime seda hoidma siis ainult kusagil oma kinnises keskkonnas. Nii et jätke meelde, et tegelikult me kõik oleme autorid, ka teie. Ja väga oluline on austada autorit, väga oluline on kasutada siis õigeid litsentse ja ka oma töös, kui te hakkate oma tööd tegema, siis mõelge, millise litsentsi te ise pärast oma tööle panete, sellepärast et soovitatakse alati sellistele asjadele panna mõni Creative Commonsi litsents, sest siis saavad kõik seda pärast taaskasutada ja midagi uut ja head luua.